eelmises meistri nurgas sai tehtud üks vahva kadakast nii-öelda lõhna alus. Lihtne projekt, kadakaga on mõnus tööd teha. Mõtlesin, teen ühe kadaka projekti veel. Kadaka juppi on mul siin piisavalt eelmisest korrast veel üle ja tegelikult jätkub veel paljudeks projektideks. Nii et kadakas on olemas. Küll aga on puudu üks väike liistujupp. Selleks esimene asi, nagu ikka meie meistrinurga videodes, tuleb ära käia puumarketis. Aga puumarketiga on selline tore asi, et sinna ei pea tingimata koha peale minema. Saab ka internetis asjad endale koju tellida. Nii et ma valin siit välja endale ühe väikese liistukese, mis mulle sobida võiks. Ja kui see liist on tellitud, siis hakkan aga otsast kadakaga tööle. Nagu eelmiselgi korral, siis esimese asjana kadaka puhul katsun siit selle koore maha saada, vähemalt enamuse sellest koorest. Sellepärast, et koor ei ole ilus ja kui ta hiljem hakkab siit kooruma, siis on seda kõik kohad täis, nii et pigem on praegu kohe hea esimese asjana see suur koor siit maha tõmmata. Ja kui me oleme nüüd selle pärast enda tükkideks lõiganud, siis saab veel võib-olla siit-sealt natuke seda koort kätte. Nüüd seekordses projektis ei lõika me kadakast seibe, vaid seekordses projektis on meil vaja lõigata nii-öelda pikkupidi ribad. Ma tean, et nad on mul umbes 25 sentimeetri pikkused vajalikud. Tähendab seda, et ma kõigepealt lõikan endale õige pikkusega kadakajupi. Nüüd edasi järgmise etapina oleks mul vaja sellest kadakajupist teha pikilõiked. Tegelikkuses mul on endal juba sobilik kogus materjali ette valmistatud. Ma olen need pikilõiked ära teinud. Paras hetk oleks nüüd ära rääkida ka, et mida me siis täna valmistame. Valmistame sellise vahva asja nagu leilipidur. Me kõik teame seda, et kui me istume laval teinekord, viskame leili, naudime sauna, siis see käre leililöök võib nii-öelda otse näkku lüüa, otse õlgadele, võib-olla natuke liiga järsult ja ehmatavalt ja ei ole nauditav. Siis selleks, et nüüd natuke seda leili hajutada ja natuke seda võib-olla seda järsult tulevat leili pidurdada, selleks tuleks teha sinna lae alla väike takistus ette. Ja minul on plaan see takistus teha siis sellistest, nimetame neid siis kadaka lamellidest. Ja kui me nüüd sellise kadaka lamellidest kardina sinna ette teeme, siis need hakkavad seal selle leili õhu käes kergelt võib-olla küll kõikuma, aga takistavad seda sellist otsest tugevat leili peale tulekut. Nüüd käisime puumarketi internetipoes oma saate alguses. No ilmselgelt tegelikult ma olin juba varem endal selle liistu ära tellinud. Liistujupp on mul siin olemas ja liistujuppi on nüüd vaja meil selle jaoks, et mille külge me need lamellid siis riputame, sest et lakke ükshaaval neid riputada on üsna ebamugav. Nii et parem on nad mingisuguse nii-öelda juhtliistu külge ära riputada ja siis sellega omakorda juba lakke kinnitada. Selleks, et nüüd nii-öelda augud õige koha peale tuleks, ma arvan, et oleks mõistlik nad siia täitsa paika panna ja siis need augud siia sisse lõigata. Nüüd ühte asja tuleb tähele panna. Kui me need siia külge riputame, siis ma sobitan nad üsna külg küljega kokku, sellepärast et kui me need siia külge oleme riputanud, siis tegelikult ega nad ju siin niimoodi lapiti püsima ei hakka, sest me paneme nad keskelt ühe nööriga. Tegelikult hakkavad nad oma elu elama ja natukene liikuma ja selle liikumisega jääb neile vahele seda vahet täitsa piisavalt. Ja kui me nüüd leili viskame, siis seesama leili õhk tegelikkuses liigutab neid täpselt samamoodi edasi-tagasi, et tegelikkuses ei olegi mingit nii-öelda põhjust neid hetkel siia neid vahesi sisse jätta. Nüüd oleks mõistlik peale ära märkida need kohad, kuhu me need augud siis teeme.
nõnda. Ja voilà, meil on olemas kadakast kardin. Nagu ma ütlesin, nüüd on variant teha seda täpselt oma maitse järgi. Mis siin saab muuta? Saab muuta seda, kui tihedalt on need kadakalipid, kui peenikesed nad on, kui pikad nad on, kui pika nööri otsas nad ripuvad. Täiesti vaba valik, kuidas nad viimistletud on, kas nad on siledad, kas nad on karedad. Et fantaasia küsimus. Nüüd, kui me räägime sellest, et kuhu me selle leilipiduri siis riputama peaksime, siis ta võiks olla täpselt leili tee peal. Et kui me nüüd kujutame ette, et siin minu paremal käel on keris, leilipidur tuleb lae alla ja siin vasakul käel on lava, siis see olekski võib-olla kõige parem koht, et kui siit kerise pealt nüüd see kuumus tuleb, siis ta pressib ennast siit nende labade vahelt läbi, see natukene pidurdab seda teravat lööki, annab lõhna kaasa ja saabub siis siia lavale, kus juba inimesed istuvad, et see oleks võib-olla see optimaalne asukoht sellele leilipidurile. Selleks korraks nurgakivi ühel pool, 2 saadet järjest oleme rääkinud kadakast ja sellest, kuidas kenasi lõhnavaid asju teha. Ma loodan, et saite jälle natukene inspiratsiooni, panete oma fantaasia siia juurde, teete sellest nii-öelda enda käe järgi ja saate jälle pereliikmete ja sõprate ees uhkust tunda ja hea kõneaine endale saunalakke.